no tšau. Täna on meil jälle uus nädal, on esmaspäev. Eile ma olin nii läbi lõpuks, et täiesti hull ja parema jala septembrikuu vigastus hakkab vaikselt tunda andma. Et ma loodan, et midagi hullemaks ei lähe ja et ma sellele liiga nüüd ei tee selle aktiivsusega. Aga eile ma mõtlesin, et korraks nagu oli siukene kergendus, et kõik nädala asjad on tehtud. Ma olen püsinud kenasti kaloraasis. Ma olen teinud 5 jõutrenni ära. Olen teinud iga päev 20 000 sammu. Okei, üks päev ei teinud, aga siis tegin 2 päeval rohkem, et nädala keskmine on ikkagi üle 20 000. Siis 4 tundi kardiot sai kirja ja üsna selline üleüldse hästi tegus nädal oli. Ja siis korraks nagu on siuke hea uhke tunne ja siis tuleb meelde, et aga homme on esmaspäev ja kõik hakkab jälle uuesti pihta. Et siin ma siin olen, püüan jälle samme koguda, lähen tegelikult Pilatessa stuudiosse, et Laura tuleb ka, me teeme seal poseerimise. Kehakaal mul ikka streigib, et mul on nii kõrini sellest, et kaal lihtsalt püsib, kuigi ma teen nii palju ja ma tegelikult tunnen, et vaikselt nagu hakkab vist kehast vesi välja tulema, et tegelikult siin päevad lähenevad ja mul on alati enne päevi nagu siuke vetsuralli ja hakkab vett välja viskama, et ma loodan, et seekord ka nüüd võiks see kaal hakata järjest siis kukkuma, sest mul on olnud ju olukordi, kus nagu lihtsalt tulebki 2 kilo mingi 3 päevaga alla, et see on ilmselgelt ju vedelik. Aga ma vaatan, et ma muudki siin jutustan, kommenteerin, filmin, aga kokku ma pole jõudnud midagi panna veel, et juba 3. nädal on, et 2 nädala vlogid on täiesti kokku panemata. Olen välja sorteerinud videod, aga ma loodan, et ma saan sellega juba homme tegeleda või siis nädala lõpus kindlasti. Just ma lähen Kosale nädala lõpp ja seal ma tunnen, et seal mul nagu veidi stress leevendub, sest mul ei ole nii palju tegemisi. Ja ainukene on see, et seal ma ei saa toas lindi peal samme koguda, aga kuna ilmad on nii ilusad, siis pigem ongi mõnus võib-olla väljas käia jalutamas, et võib-olla mitu ringi siin päeva jooksul. Ma loodan, et ilmad püsivad ilusad. Täna on ka jälle nii mõnus päike ja käin siin täna veel gymmist läbi. Üks klient on, check-in'i päev on, kardiot teen, jõudu ma täna ei tee. Eile oli ka jõusaali vaba päev, et 2 sellist järjest vaba päeva. Ja siis igal juhul praegu poseerime. Lippan, meil on 11:30 tunniks renditud Pilatessa stuudio ja seal saab rahulikult siis harjutada.
kui hea. Täitsa äge amet, noh. See võiks mulle isegi ka meeldida. Tõest. Ja, hopp. Nii tuleb siit ja tšuh. Nii, kui hea. Eelmine kord oli see, et oli nagu tsüklitena käis vist ja? Ja. Aga see on siis nagu kogu aeg? Ta on selline järjest. On ka nagu varas? Ei, juurde, aga ette mitte enam. Väga palju ei tahagi. Okei. Kuu aja võistlusteni. Ja see Maika hambad ristis. Teen asju ära. Eile ka õhtul sammusin oma lindi peal. 20 on sammu täis. Sa lihtsalt tead, et see töö on vaja ära teha ja siis pärast on hea, kui töö on tehtud. Ja. See oli naljakas tunne, kus pühapäev ma mõtlesin, et jess, kõik nädalased said tehtud. Ja siis tuleb reaalsus, et homme on esmaspäev. Ja siis tuleb kõik need samad asjad jälle ära teha. Jälle. Ja. See programm võtab pulsi rohkem üles. Ta ei anna sulle seda pausi momenti. Vahepeal nagu sõbranna aitab mul filmida ja teha sisu. Mingi tuleb ka vähemalt välja. Täpselt. Nii, täna tegime siis ühte teist programmi, mis siis pulseerib pidevalt. Ja see on palju raskem, ma olen juba täiega võrg ja pulss on 145, vahepeal isegi oli see üle 150. Et ilmselt mulle sobib see programm rohkem, et paneb mul selle südame tööle lõpuks, mis on nii aegane. Aga natukene on veel jäänud ja kord nädalas siis jätkame sellega. Jahuu! Teeme ära. Kütte! Mingi piirkond juba tunned, et on paras? Pigem üks juurde tule vist. Okei, palun. Nii, trepi peal nüüd pool tunnikest kardiot tehtud koos siis selle EMS-i kostüümiga, et siuke rasvapõletuse programm ja korralikult ikka higistasin. Aga nüüd ma lähen teen siin pikema pesu ja siis ma jalutan üle Nurme gymmi kliente treenima. Aga tahtsin näidata, et ülimugav on see, et ma ei pidanud mitte midagi kaasa võtma. Et siin anti rätik ja siin on pesemiseks ka kõik vahendid olemas. Et sellised tooted. Siin on tahked šampoonid, balsamid. Ma pigem kasutaks vedelaid. Siis on olemas föön ning siin on ka veel tooteid. Et jah. Oh my god, mis päev, ma ei tea. Ma istusin ikkagi juppa aega diivani peal enne, kui ma läksin selle lindi peale, et oma viimased sammud ära koguda. 20 000 sammu sai täis, aga ma olen nii rampväsinud, et ma lihtsalt tunnen, et mu keha on nagu läbi pekstud. Ja ma ei ole täna isegi trenni teinud, ma tegin ainult tund aega kardiot täna. Aga ma olen nii väsinud, et kohutav. Mul oli täna 6 klienti, pikk päev ja mis seal ikka. Nüüd tuleb lihtsalt tuttu minna, homme uus päev.
ma loodan, et ma saan hästi magada seekord. Täna öösel mul tuli mingi pool tundi tegelesin oma silmaga, sest mul läks vist midagi silma ja ma ei saanud seda kätte ja nii valus oli. Aga ma teen selle Neurovisori seansi ka endale ära ja siis 10 minutit seanss ja ma loodan, et ma magan kohe instantly. Tere hommikust! Ma tahtsin öelda, et täna on reede, aga hoopis on laupäev. Mul eile oli, kui ma üles ärkasin, nagu oleks peksa saanud ja tegelikult oli tuju nagu hea, aga lihtsalt keha oli nii väsinud ja valus ja isegi kõndida oli raske. Ja kui ma siis eile nagu trenni tegin, läksin trepi peale kõndima, et kardiot teha. Kardio puhul ma siin-seal 120 pulss, et oleks 120 ja ma level 12-ga lihtsalt purasin nii, et halb hakkas, jalad väsisid ära ja pulss ei lähe lihtsalt 120-ni. Ja siis tegin ainult 20 minutit, sest ma rohkem lihtsalt ei jõudnud. Tegin jalapäeva ära ja ühe hariduse vahetasin välja. Läksingi Siimule kurtma, et nagu selline survetunne ja veidi valulikkus on selle koha pealt, mis ma siis septembris vigastasin. Ja vahetasime ümber. Ja siis see ka, et puusatõsted. Teed mingid rasked 160 kiloga puusatõsteid ja lihtsalt pulss on mingi alla 100 ja nii kui ära lõpetan, panen kangi maha, tekkis selline survetunne pähe ja väga-väga vastik tunne. Aga jah, läksingi Siimule kurtma ja siis ma nutsin talle ja ühesõnaga nagu füüsiliselt oli eile mul pigem raske, aga ma tegin kõik asjad ära, mis vaja oli. Ja täna käisin eile infrapunamotis ja täna on parem olla. Et täna on kahal ka all, et 60,6 näitas, aga ma isegi ei julge mitte rõõmustada, sest et ma tegin eile õhtul infrapunad ka nagu Matti, aga tegelikult enne seda juba oli mul jõhker mingi vetsuralli, lihtsalt ma käisin vahepeal iga 15 minuti tagant. Täna nüüd ma lähen kõnnin, mis see kell on? Mingi 8:30 vist. Lähendan kardio, ülakehapäev, siis on mul kliendikõne, heliga online'is poseerimine, kvartalist on vaja läbi käia, kell 2 on meil Angelaga Pilatesse stuudios ühisposeerimine, 3-ni kestab, siis tulen koju, pakin asjad ja 5:30 läheb mul siis buss ja lähen peaaegu nädalaks jälle Kosele, et seal saan natukene ennast maha laadida, puhata, stressi leevendada, et jah, teen arvutistöö asju, mis vaja on ja sellist näost näkku tööd siis nagu pole, et natukene puhkan sellest suhtlusest, sest üks päev siin, kui mul oli 6 klienti, tundsin õhtuks, et täiesti tühi olin. Et mulle väga meeldib mu töö ja nii toredad kliendid olid, et aga lihtsalt väsitab see suhtlus, midagi teha pole. Nii, aga lippan nüüd viimased 2,5 minutit. Siis on kaardi tehtud ja alustan jõutrenniga. Täitsa lõpp, ma käisin just ühe paki järel. Mõtlesin, et mis kuradi pakk see on, mis suunati nagu postkontorisse, et ei mahu paki automaati ära. Ja ma mõtlesin, et ühed asjad, mis ma tellisin, aga siis mõtlesin, et see ei saa olla, et miks nad ei mahu. Ja siis täiesti lõpp nagu. Mul on ikka Liisuga lihtsalt nii vedanud. Ta tegi mulle sünnipäevaks sellise nii ägeda kingituse. Et vaadake. Kõigepealt oli kiri, mille ma avasin ja siin on siis erinevad vihjed.
mille abil siis arvan ära, et peaks ära arvama, mis ma siis saan. Vihjeid võid avada täpselt siis, kui selleks on õige tunne. Eriti soovituslik siis, kui on vaja mõtteid mujale viia või natukene tuju tõsta. Naudi oma kuud ja väikest mõistetust. Ja et üks õige naine ei saa ju ometi oma sünnipäeva ainult ühel päeval tähistada. Vaja on vähemalt paari nädalat 4 uut outfiti ja päris mitut kingitust. Ja et see päris sünnipäeva ootus sellel aastal natukene kiiremini läheks, saad jooksvalt avada mitu pisikest üllatust, mis on ühtlasi vihjateks. Ja siin on siis need vihjed. Aga ma jätan need praegu siia hiljem viin koju, sest et praegu lippan poseerima. Mõtlesin, et ebamugav on käes kaasas kanda, aga nagu issand, kui äge ta lihtsalt oskab. Ma ei tea, kust tal see tuleb. Veerand pöörab paremale. Tšau! Nii mõnus ilm on ja täna on meil pühapäev. Ma jõudsin eile õhtul siis, tulin bussiga Kosale. Eile oli meil Angelaga siis ühisposeerimine Pilatesse stuudios. See läks väga hästi, et ka väga midagi ma enda poosides ei muutnud. Sõrmede asandi sain paika, ma pean seda harjutama. Ning saime siis ka grupiga poseerida, et siis natukene sellist pikemat hoidmist harjutada ja hiigõnni vaatasin ka üle. Nii. Muidu tegi mulle hommikusöögi, puder on kõhus. Sõin natukene galette ka veel peale, sest et mul tuleb nüüd pikk vahe söögikordadele, et ma teen oma aktiivsuse võimalikult palju ära, et siis saaks õhtul chillida lihtsalt. Et kõnnin praegu siis poseerima. Me saame siis Miinaga kokku ja teeme koos siis poseerimist. Täna kusjuures ma värvisin üle pika aja ripsmed korralikult ära. Tegin kerge meigi endale, et nagu paremini tunda ennast ja ma avastasin, et mul on nagu ripsmed, ma ei tea, kas on näha, mega pikaks kasvanud ja sellised ilusad ühtlased on. Ma tegin mõnda aega tagasi läbi ka siis Dr. Ohira kollageeni kuuri ja tegelikult tunnen, et mul on juuksed ka pikaks kasvanud, et kuidagi mega ruttu ning mõtlesin siis, et ma ilmselt täna teen uue tellimuse ja tellin jälle endale siis selle kollageeni, teen veel ühe kuuri läbi, et selle dieedi ajal nagu ikkagi nahka võimalikult palju toetada, et nii välispidiselt kui ka seespidiselt. Ja Dr. Ohira kollageen on tõesti väga hea, et mul on nii palju tuttavaid ka, kes soovitavad seda, kes on proovinud ja on nagu päriselt tunda saanud, et mõjub, kellel mõjub liigestele hästi, kes on märganudki, et naha seisukord on paremaks muutunud, kellel siis ongi samamoodi nagu juuksed kasvama hakanud või ripsmed, mis iganes, sest tegelikult ega ma mingit ripsmeseerumit või midagi pole kasutanud. Ja kindlasti ma plaanin Dr. Ohira lehe pealt tellida ka endale juurde neid maske kord nädalas teha näole. Täiega head on, mega niisutavad ja pärast maski on näol selline mega ilus sära, et meiki polegi vaja, lihtsalt huuleläige peale ja valmis. Et jagasin ka seda enda Instagramis, et tõesti nagu väga hea mask ja sellel maskil on siis kaelaosa ka, mis on nagu ülihea, sest et tegelikult me peaks kaela ka hooldama. Väga paljud üldse unustavad nagu kaela kreemitada ja hästi oluline siit ka kõrva tagant nahka kreemitada, et need piirkonnad nagu jäävad tihtipeale unarusse, aga seal on tegelikult väga õrn nahk, mis vananeb siis kiiresti. Et ja selline märts on siuke ilukuu, et keskenduda rohkem oma välimusele, protseduuridele. Ja 23 on siis meditsiinas mul näohooldused,
see on hästi intensiivsed ja taastumine võtab veidi aega, aga see on täiega seda väärt. Ma kindlasti jagan, mis tulemusi ma saan ja mis protseduure me teeme siis. Igal juhul ma tahtsin nüüd siin edasi, et 9:30 proovin jõuda, et Miinaga saame kokku, teeme poseerimise, võib-olla teeme ka treeni koos. Vaatame. Aga ilusat päeva! Como el acero, tú eres siempre tan brillante. Si me serás, intercambiamos miradas. Esta noche, baby, si se notió. Otra vez contigo, qué bendición. La noche se puso perfecta pa' un par de locuras. Contigo las pelis son chismes, pero no nos duran. El vibe que tenemos en la alcoba, bebé, la cura. Que esta noche seamos más que amigos. Bailemos suave, que pa' disfrutarlo es la clave. Yeah, bailemos suave, baby, que la clave. Baby, que esto se puso intenso. Saca lo salvaje, como te quiero. Y así bien elegante. Es que tengo un party en la casa mía y solo te quiero. Mis teeme? Ma panen story't üles. Sobib või? Tänane puusatamine. Nice. Kohaga on tegema esimest seeriat. Mis tööseeria raskus on? 150. Ma teen 150, 150, 180, 180. Okei. Palju kordusid sa siit? Palju? 6. Miinal on võimas jalg, Miina läheb järgmine nädal või? Oota, mitmendal on võistlused? 22 pühapäev. Nädalaadest, jah? Mis tunne on? No, kuidas tunne on üks nädal enne võistlusi? Vorm on sitt, energiat ei ole, kõik on halb, midagi ei sobi, kingad pigistavad, poseerimine ei tule välja. No, kõik reaalselt, mis vähegi... Aga tegelikult me kujutame kõike ette, lihtsalt tegelikult on kõik hästi, on ju? Aga see peabki olema nii. See viimane nädal ongi nagu see, et see nii testi peal olek. Samas midagi ei ole ka teha, on ju. Et sa selle viimase nädalaga oma trenne või dieete või... See ei muuda mitte midagi, jah? Et sa pead lihtsalt stabiilselt nagu olema. Tuleb see, mis tuleb ja nii ongi. Aga kas sul järgmine nädal on siis kergemad trennid ka või? Ma ei tea tegelikult. Sa ei tea veel? Ma saan teada täpselt, issa mul ühendast nii kõvasti. Ma saangi nüüd teada, ma saatsin just oma vormipildid treenerid ära, et siis me vaatame, mis kohandusi me veel teeme. Kergemad trennid ma ei usu. Ma arvan, et mul on lihtsalt üks hästi tugev jalapäev ja üks hästi tugev ülakehapäev. Sest kui ma sõidan ära juba reedel, siis ma arvan, et ma ei jõua lihtsalt kõiki need 4 trenni läbi teha. Ja pole mõtet teha nii palju trenne, sest alakehatrenni eriti hoiab ka väga palju põletikku jalgades. Ja kui sul on palju põletikku, see tähendab sulle palju vedelikku. Ja see tähendab seda, et sul on pehme või selline puffy vorm, kes sulle joonistunud lihast ennab välja. Wellnessiga tahaks eriti, et teisi reis saaks tegelikult puhtust mingi 4-5 päeva kindlasti enne võistluseid. Ma kujutan ette, et kui mul Big Week tuleb ja koormus on all, siis mul jalg läheb kohe palju kuivemaks ka, sest mul on praegu nii suur aktiivsus, vaata. Aga teeme tööd ka või? Ma ei teaks.
Rääkida lihtsalt. Üle läksime, jah? Davai. 6 siis, jah? 6. Seda kange on nii halb siin nihutada. Ja kettad pöörlevad. See mind ka täiega häiris. Aga ära saab teha. Võtame parima sellest massinast. Davai, näita nüüd tuharat. Eks. Ilus. Ah, easy ju. Lihtne. Ah, lihtne. Jaa, see on lihtne, seda viskanda lihtne minu jaoks. Ma teengi nagu niimoodi, et ma teen 2 nii-öelda nagu Kergemalt. kergemalt seered ja siis nagu 2 working seti. Et siis ma panen 180 peale. Ma loodan, et see jäi praegu videosse. Ma ütlen sulle, ma hindan, kas on lihtne veeala. Hinde. Nii, see on siis 180. Ma arvan, see tuleb lihtsalt. Davai. Easy. 1. 2. 3. 4. Tuleb 5. 6 või? Easy. Võib panna. Tulin lihaseid imetlema, mida mul ei ole veel. See tuhar. Ja raie tagasi. Full stack. Kickbacki palju parem teha, kui panna see kinnitus niimoodi talla alla. On ju? Täiega. Oi, su kerelihased, see on nagu jõhker. Täiega kõik paistab. Ma mõtlesin, et sa teed seda pingil toetudes. Ma ei tea, kuidas sa seda 10 tükki teed. 14 tegin. Nii, ma tegin siis Instast mõned story'd ka, aga et siia ka sellise paki saatis mulle Chef Lunden. Siin on siis 2 erinevat võikut ja ma vaatasin, et neil on päris head tegelikult makrod.
100 grammi kohta 207 kilokalorit ja valke 9,7, kiudainet 4,5, et minu arust selline ideaalne vahepala, et see sihuke ligi 300 või üle 300 kilokalori tuleb see kuumsuitsuforelliga rukkileib. Ning teine variant on siis rebitud liha ja mädarõikaga, mis on ka päris heade näitajatega, et on siin 240 kilokalorit ja 100 grammis 9,1 grammi valku ja kiudaineid 4,9. Nii, siis mis mulle väga huvi pakkusid, on need raamenid. Ma väga armastan raameneid ja ma teen neid ise ka tihti ja need olid ka väga heade näitajatega, et lisad lihtsalt 250 milliliitrit kuuma vett, et siin on siis nuudlid, köögivilju, edamaameupaasid, siin on siis forelliga, muna on ja teine siis on broileriga ja siin on sellised mustad või tumedad nuudlid ning näitajad siis 100 grammi kohta 107 kilokalorit ja siin siis oli 100 vist ja et ka selline nagu vahepala mõõtu ja siis on siin üks pasteet. Minu lemmik on neil see pardimaksa pasteet, aga ma tegelikult seda kodust vist ei olegi proovinud ja see siis on siin on siis 167 kilokalorit, rasvu 13,2. Ma kindlasti täna proovin ära selle, et ma teen maissikalettide peale panen ning kurgiviile ka peale marineeritud, et ma arvan, et päris hea. Ja maksasisaldus 36%, parim pasteet 2025, oma maitse lemmik 2025. Et ma usun, et see on väga hea, see juba näeb, tekstuur on juba selline, et natukene nagu selline teraline, et ei ole ühtlane kreem ja smass, et mulle just sellised pasteedid meeldivad. Ja siis on siin kapsarullid kanalihaga. Need mulle ka meeldivad, ma olen söönud neid, et siin on 300 grammi, et mis on päris toekas toidukord ja siin on 100 grammi kohta vaid 58 kilokalorit, valku 4,9, rasvu 1,4, et tegelikult saab nagu päris hea suure portsu väheste kaloritega, et kui oled dieedil, aga kui tahad midagi toekamat, et siis näiteks siia kõrvale teha kartulit või riisi, et süsivesikuallikat ja tegelikult ma paneks siia valku ka juurde, et kui selle ära süüa, siis sa saad 15 grammi valku, eines, ühes korralikus eines võiks olla 30-35 grammi valku, minu puhul vähemalt. Et osadel ka rohkem, et selline kodujuus sobiks siia hästi kõrvale, näiteks kreeka jogurt, kreeka jogurtist nii palju valku ei saa, aga pigem siis võib-olla kodujuust ja kartul ja ongi ideaalne nagu eine olemas. Ja igal juhul jah, aitäh Chef Lunden, et tõesti Chef Lundeni tooted on head, ma olen neid söönud ja ma proovin kindlasti need ära, eriti tahan neid raameneid proovida. Jam. Hakkan oma sünnipäeva mõistatust nüüd lahendama ja võtan siis esimese vihje. Ja siin on siis väike leek, mis paneb inimesed sosistama, jooma teed ja rääkima elust. Ja siin on siis väike kingitus. Ja ma teen selle lahti. Esimene vihje. Siin on see küünal vist. Kanaküünal. Aga ma ei suuda kiusatusele vastu panna ja ma võtan selle teise vihje ka, teen lahti täna. Ja ideaalne koht, kus teha midagi väga radikaalset. Lihtsalt olla, vajad vaid 2 puud. Oh, kui lahe. Vaatame, mis siin on. Nii, nüüd mul on vaja 2 puud. On võrkik. Meil on see esmaspäev ja ainult 4 nädalat
raske minna ja ma endale kogu aeg kordan, et ainult 3 rasket nädalat veel, siis on piknik ja siis on võistlused. Et sellest nädalast võtan teid jälle endaga kaasa, et ma otsustasin, et tänasest ma hakkan soola kaaluma, sellepärast et mulle tundub, et keha lihtsalt mängib selle vedeliku tasakaaluga nii palju, et võib-olla on asi selles, et mul ei ole sool stabiilne, et jälgin rohkem siis soola tarbimist ja vee joomist, aga jah, et täna pani kaal jälle näkku mulle lihtsalt kunagi +1 kilo äkki või, et aga noh, ma ei tea, visuaal nagu järjest paraneb ja väga ei põegi enam selle pärast. Täna on põnev päev. Täna ma lähen juuksurisse. Õnneks Paula sai mulle aja ja teeme siis natukene hoolitsusi ja vaatame, äkki saame tooniga heledamaks. Ning siis mind ootab täna ees üsna ebameeldiv protseduur. Et siis ma lähen meditsiinakliinikusse ning me teeme siis selle korraliku näohoolduse ehk siis IPL, happega koorimine, niisutavad süstid ja ma kindlasti jagan ka teiega tulemust ja näitan protseduure ka. Ma olen varem ka teinud ja efekt on alati väga super hea olnud ning paneme selle naha särama ja enne võistlusi, et ma olen nüüd jupp aega kasutanud ka neid tooteid, mida Kristjan mulle soovitas ning tõesti on head ja toimivad ja nahk on ikkagi nagu ajas paremaks läinud ja ei ole nii kuiv, mida võib-olla eelmiste dieetide ajal on mul olnud näonahk just, et see järjepidev näohooldus ikkagi toimib. Et jah, aga laisaks ei tohi minna, sest siis on jälle tagajärjed käes. Nii, juuksuris on käidud, et kerge hoolitsus, triibutasime, toonisime, et siis sellist üldmuljet saada heledamaks ja saime ka. Ja muidugi otste lõikus, et selline juuksud on taaskord nii mõnusad pehmed, nagu ikka pärast juuksuris käimist on. Aga ma sättisin nüüd siia siis ennast päevavalguse kätte, et teha endast siis enne pildid ära. Mul ei ole absoluutselt praegu meiki näos, et ainult ripsmeid värvisin siin hommikul, aga teen siis enne pildid ning siis varsti lähen siis meditsiinakliinikusse, teeme need näohoolitsused ära ning püüan siis teha iga natukese aja tagant uued pildid, et näidata teile, milline see progress siis on, milline see paranemisprotsess on, et see paranemine võtab kusagil nädalakene aega ning milline siis on lõpptulemus. Et ja, ma olen igal täiega põnevil, see protseduur ei saa olema väga meeldiv, aga kannatame ära, ilu nõuab ohvreid. Ja täna on mega ilus ilm, et ma arvatavasti kõnnin sinna jala, aga tagasi tulen ilmselt taksoga, et siis nägu ei saaks väga palju päikest. Ja samuti teen siis ilmselt täna toas ära. Nii, see on siis minu klassika. Tatar või salat, kana, sidrunimahla ja soolaga ainult maitsestatud. Aga kanale panin mingid muud maitseaine sekku ka, milles ei ole soola lisatud. Ja 2 sellist portsu täna. Nii, tere hommikust. Käisin siis eile meditsiinakliinikus, tegime näoprotseduurid, et ma panen siia alla võib-olla lingid ka, et mis protseduurid me täpsemalt tegime, aga ühte protseduuri ma pole varem teinud, see on siis oma vereplasma süstimine siia just silma alla tegime seda ning nagu näha, siis mu kogu nägu on tegelikult paistes ja kui ma nagu kummardan, siis ma tunnen silmalaugudes siit nagu turset alalaugudes
aga see on täiesti normaalne ja võtabki aega, enne kui mul nägu nüüd natuke taastub. Et ma ilmselt teen pärast ka pildid, et oleks ka paranemisprotsessist pildid olemas. Aga jah, nägu on praegu selline punane, punnine, nagu see süstla, need jäljed on näha veel. Ning jah, tunda on nagu kisub natukene ja paistes on, eks ta siuke, ma arvan, nädal aega läheb ikka aega, et lõplikult nagu taastuda, võib-olla isegi kauem. Aga täna ma teen pudru ja lähen siis küüntesse. Aga eile oli mul lihtsalt terve päev tegelikult nagu selline suht halb tuju, kui nüüd dieedist rääkida. Ma oleks nagu tahtnud terve külmkapi vist ära süüa, järes mingi oma kapsalehti, et isud olid nagu täiega laes lihtsalt ja kui millegipärast kaal on ka kõrgem, võib-olla sellepärast, et ma üleeile ja siuke nädalavahetusel sõin pigem soolast toitu, mistõttu siis nüüd ma hakkangi oma soola kaaluma, et see soola tarbimine oleks ka ikkagi pigem stabiilne. Sest keha nagu mängib selle vedeliku tasakaaluga päris palju, eriti kui süüa kord soolasemat, kord vähem soolast ja vee tarbimise võtan ka siis ette, et noh, tegelikult ma joon piisavalt, ma tean, aga ma nüüd mõõdan lausa, et ma ikkagi kindlasti selline 3 liitrit jooksin päeva peale ära. Nii, ma tellisin endale Lynx glükoosimonitori, et siis lihtsalt saada aimdust, kuidas minu keha mingitele toitudele reageerib ja võib-olla siis teha dieedi ajal nagu paremaid valikuid. Võiks siis selle peale panna, et peaks olema päris lihtne. Ja see on siis, vist oli äkki 15 päeva, 14 päeva. Siin on siis selline vidin. Kasutusjuhend on ka olemas. Selle äpi ma juba laadisin endale alla. Nii, avab pakend, vali siis ülavarreda. Nii, lugesin kasutusjuhendi läbi. Siin on siis selline alkoholilapp. Sellega siis puhastan pinna ära, kuhu see aplikaator läheb. Nii, ma panen siis ta umbes siia. Siin sees on siis aplikaator. See näel tundub küll nagu mega terav. Kas ei pidanud üldse valus olema? Nii, paneme ta siis siia. Ja siin on nupp, mida peab vajutama. Nii, paneme siia. Nii, vajutan seda nuppu. Ongi olemas, vist. Okei. Vaatame siis, kas see äpp läheb tööle ka. Seadistame ära ja kuna ma sõin, siis saab näha, mis see veresuhkur praegu teeb. Tšau. Mõtlesin, et ma tulen natukene jutustan siin. Pisut on veel aega, enne kui ma lähen siis üle normale. Et kust alustada? See nädal on prepiseni kõige raskem nädal olnud. Et esmaspäevast saadik on mul ikka kohutav struggle, sest et energiat ei ole. Kaal seisab, mitte mingit motivatsiooni ei ole, mõtled, et mida ma pingutan, kui nagu midagi ei muutu.
et vahepeal olin õnnelik, sest kaal tuli juba alla 60. Aga jah, ma saan aru, luteaalfaas on ja mul on iga kord sellel ajal kinni hoidnud kehavett ja lihtsalt jah, keha on vesine, ilmselt hoiabki vett kinni, kuigi samas ma vetsus käin päris palju vett väljutamas, ma joon päris palju ja nagu ma ei tea, miks keha seda vett ei omasta või ei hoia kinni. Et see kohe välja tuleb, aga samas nagu pilt on vesine. Ma ei tea, nagu igal juhul täiega veider, sest et ma ei mäleta, et eelmine rep sellist janti oleks olnud nagu nii palju. Vormiga ei ole rahul, poseerida pole motivatsiooni. Eks ma ikka harjutan, teen, aga nagu kuidagi siuke tunne on. Ma loodan, et see läheb üle ja järgmine nädal ehk on juba parem. Mul on sünnipäev tulemas esmaspäeval, aga mul ei ole üldse tunnet, et ma nagu kuidagi seda eriliselt tahaks tähistada. Ma tahaks lihtsalt, ma arvan, selle päeva lihtsalt, jah, ma pean 20 000 sammu täis tegema, aga lihtsalt trenni vabalt ja olla lihtsalt chillida, puhata, kõndida võib-olla looduses, et laadida ennast ja ega muud midagi ma ei tahagi. Tahaks lihtsalt energiat saada. Ma tunnen, et ma küll magan piisavalt palju, tunde saan piisavalt palju, aga see uni vist on katkendlik. Ja kui ma ärkan, siis mul on tunne, et mul ei ole energiat midagi teha. Ja kui ma söön, siis ma tunnen, et ma tahan jälle süüa. Mul on kõht kogu aeg tühi, et ma söön, kõht on justkui nagu täis, ma tunnen täiskõhu tunnet, aga mul ei ole energiat. Vahepeal mõtlen ise ka, et miks seda kõike teha, aga ma arvan, et lõpuks ikkagi, kui nagu lavale saan ja võistluspäev tuleb ja see nädal enne võistlusi, et siis nagu läheb paremaks, sest et pärast seda nädalat on veel 2 rasket nädalat ning siis on Big Week ja esimesed võistlused. Et tegelikult ma nagu täiega ootan ja ma tahan võistelda, aga ma arvan, mul on praegu lihtsalt nagu mingeid muid kohustusi ka nii palju, et kuidagi pea on igasuguseid mõtteid täis. Ja eile näiteks oligi see, et ma olin trennis ja ma lihtsalt pisarad voolasid, kogu aeg oli silm märg. Ma ei taha üldse nii emotsionaalne olla. Et tegelikult ongi nagu see minu arust nagu oleks siis konstantselt halb tuju kogu aeg, oleks isegi parem kui see, et see tuju nagu kõigub. Et eile oligi nagu iga 10 minuti tagant võis mul tuju olla hoopis teine. Et kord nagu mõtlesin, ma ostan endale õhtuks maasikaid, ma saan maasikajäätist, mul on Ninja Creami tehtud. Ostan värskeid maasikaid, mega hea, et see ootab mind kodus. Läks korraks tuju heaks ja siis mingi hetk jälle oli see, et ma ei jõua, ma ei jaksa, ma ei taha. Aga ma olen ise valinud selle tee ja ma saan sellest kõigest aru ja nagu terve mõistus ütleb, et kõik on hästi ja nagu tegelikult on täis privileeg see, mida ma saan teha. Ja et mul on nagu nii palju lähedasi toredaid inimesi ümberringi, kes toetavad mind. Mul on mega sõbrannad, mul on mega hea kaaslane ja mul on nii palju, mille eest olla tänulik. Ja kui ma nagu mõtlen selle tänulikkuse peale, siis mul läheb jälle tuju paremaks, aga millegipärast ei jää sinna püsima, vaid see kukub nagu päris ruttu alla. Ja seepärast ma proovingi kogu aeg nagu midagi head mõelda või nagu millegipärast tahavad need negatiivsed emotsioonid praegu domineerida, kuigi ma ei ole nagu üldse selline negatiivne inimene. Aga jah, ühesõnaga ma tean, et see on mu enda valik, ma ise tahan seda teha ja kõik on hästi ja mitte keegi teine minu kõrval ei pea sellepärast kannatama, et mina selle tee olen valinud.
aga lihtsalt ma tahan siin rääkida otse ausalt nagu mis minu tunded on, et mis minu sees nagu toimub ja mis arvatavasti toimub ka väga paljude teiste sees, kes on prepil. Et see prep ei ole raske, sul lihtsalt ongi hormonaalselt toimub nii palju muutusi ja sinu aju töötabki hoopis teistmoodi kui see, kui sul on kõht täis, sa oled puhanud, et see ongi täiesti normaalne ja täiesti füsioloogiline protsess ja et see ongi täiesti normaalne. Aga noh, seda on raske taluda, aga talub ära. Aga igal juhul ma siin vist filmisin ka mingi aeg, ma näitasin, et Liisu saatis mulle pakiga minu sünnipäevakingituse ning ma olen siis sealt avanud 2 vihjet. Esimeses siis oli küünal ning teises siis oli võrkkiik. Et nüüd mõtlesin, et ma avan siin siis teie ees 3. vihje. Siin on 3. vihje ja siin on 4. 4 vihjet ongi kokku, et sünnipäev on juba varsti kohe käes, et homme ma lähen kusjuures maale. Et ma arvan, esmaspäeval võib-olla avan siis selle 4. vihje. Aga 3. on siin. Liis on lihtsalt nagu nii äge sõbranna, ta alati teeb mulle selliseid üllatusi, et nagu ma mõtlen, et kuidas ma selle ära olen teeninud. Et ta on nagu tõesti nagu super inimene, lihtsalt super inimene. Ja ma olen nii tänulik, et ta mul on, et ta elab küll Pärnus ja me näeme harva, aga lihtsalt ta on alati minu südames nagu alati. Nii, siin on ümbrik. Okei. 3. vihje. See on vihje. Ehk siis ma pean ära arvama oma sünnipäeva kingituse. Vihjaks on siia karpi mahub kogu sinu maailm, aga samamoodi võib kogu sinu maailm siia ka ära kaduda. Võib-olla ta viib mind kuhugile mingisse majutusse, mingisse pisikesse, kus on 2 puud, kuhu ma saan oma võrkkiige panna. Õhtul saan küünla põlema panna. Võib-olla. Küünal on siin. Selline küünal. Mindful. Mega hea lõhnaga. Seda ma pean alles hoidma. Seda ma praegu tohib põletada. Panin endale eile glükoosimonitori siia. Ning ma olen siis natukene jälginud seda enda veresuhkrutaset ja praegu on küll nagu kõik toidukorrad sellised stabiilseid liikumisi tekitanud, et ei ole nagu selliseid suuri piike ja on jäänud sinna vahemikku, kus ma siis tahan, et ta oleks. Ma lihtsalt huvi pärast tahtsin nagu vaadata, et kuidas minu praegune toitumine mõjutab minu veresuhkrut ning kas see on tasakaalus või mingid asjad tekitavad mul piike. Kui nagu meie veresuhkrutase on pidevalt kõrgel, siis on ka insuliinitase pidevalt kõrgel ning see ei ole hea, sest see pidurdab rasvapõletust. Et dieedioludes on selline 4 kuni 5,5 see on selline hea vahemikku siis hoida, et pigem 4 kuni 5. Et ja vaatame, kas ta mul püsib selliselt, et ja pärast toidukorda on ka üle 6 läinud, aga ta ei ole sinna kauaks nagu püsima jäänud. Ma maksimumpiiri panin vist 8, aga võib-olla ka 10. Et pärast saab ka toidukorda, aga pigem nagu võiksid need piigid olla madalamad. Aga olgu, kell on 12, kella 9 ma pean minema džimmi, mul on trennid, teen enda trenni ära ja õhtul siis koju. Et ma siin nädala alguses mitu päeva lükkasin edasi ka enda koristamist ja ma tundsingi, et tegelikult nagu see ajas ka mind ärevusse, sest ma tean, et kui ma tahan koristada, siis ma tahan, et mul oleks aega koristada ja mulle meeldib hästi puhas kodu. Ja nüüd ma tunnen ennast juba natukene rahulikumalt, sest ma olen saanud koristada,
aga sellise suurema koristuse ma jätan siis maikuusse, kus ma teen kapikoristuse, panen riided müüki, viin Kirbukale. Et jah, rendin ilmselt boksi jälle, et mul on nii palju riideid, trenniriideid, mis on hästi korralikud ja mida ma ei kanna, et mis nad ikka seisavad mul kapis. Et maikuus siis võite minna Sarapuu Kirbukale ilmselt, et ma annan teada märku, et kuna ma need sinna viin. Ja jah, ega midagi. Mingeid asju tuleb veel siin teha, nokitseda ja... Aga pigem ma nüüd aprillikuu võtan rahulikult, keskendun oma prepile, püüan seda stressi maha saada, püüan oma vaimse poolega tegeleda, püüan selle kaalu liikuma saada, kurat võtaks, ja vormi liikuma saada, et natuke on ju veel aega, et pole hullu. Ja ma arvan, et päris nagu piinliku vormiga ma sinna lavale minema ei pea, et täitsa okei vorm on, et aga võib-olla jah, mitte nii kuiv, kui ma tahaksin, et oleks, aga siis seekord on nii ja loodame, et võib-olla seekord ei hinnata nii kuiva vormi, kunagi ju ei tea. Aitab jäpist, et hakkame tegutsema.